Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Head õed ja vennad, eelmises videos rääkisin ma suhuurist ehk koidikueelsest einest ja selles videos ma tahan rääkida iftaarist ehk siis paastu lõpetamise einest. Ja mis on tähtis võib-olla mainida, on see, et millega on soovituslik iftaari siis alustada, mis on see esimene asi, mida on soovituslik süüa. Ja Anas ibn Malik radiyallahu anhu, üks prohveti kaaslastest, ütles, et Jumala sõnumitoojal, Allahi sõnumitoojal, rahul ka temaga, oli kombeks lõpetada paastu värskete tatlitega enne palvetamist siis. Ja kui värskeid tatleid ei olnud, siis kuivatatud tatlitega ja kui kuivatatud tatleid ka ei olnud, siis mõne lonksu veega. Ja selle hadiiti põhjal on siis soovituslik, kui meil on näiteks tatleid, lõpetada paast tatlitega ja kui meil tatleid ei ole, mõne lonksu veega. Ja üks suurimaid õpetlasi Ibn al-Qayyim rahimahullah on selle kohta ka öelnud, et tatlitega või siis veega on hästi kasulik lõpetada paastu, et see on ka tervisele hea, kuna paastuv siis kõht või kui me paastume, siis meie kõht on toidust täiesti tühi ja mingit toitaineid kuskile kehasse kõhust ei tule ja siis sellised magusad toiduained, neid siis keha võtab kõige kiiremini vastu ja seedib ka neid siis kiiremini, kui need on ka värsked, et sellepärast ka, et kõigepealt siis värskete tatlitega, kui värskeid tatleid ei ole kuivatatud tatlitega ja siis kui seda ka ei ole, siis veega. Ja samuti on mõned õpetlased öelnud ka seda, et kui näiteks elatakse piirkonnas, ütleme meil siin Eestis on ju, meil ei ole võib-olla tatleid, kuigi tänapäeval on hästi lihtne neid saada ja mošees ka alhamdulillah neid jagatakse. Aga juhtumisi, kui meil ei ole näiteks kodus, siis on öeldud ka, et võib ka mingite muude puuviljadega või siis isegi millegi magusaga paastu lõpetada, et ka see on soovituslik mõne õpetlase kohaselt. Ja mis on tähtis ka iftaari puhul, on see, et me ei läheks igasugustesse ekstreemsustesse, igasuguste, ma ei tea, 5, 6, 7 käiguliste õhtusöökide valmistamisega ja siis tuleb mingi suurem õgimine, sööming iga õhtu ja eriti siis pärast vahetult peale adhani, ehk siis palvekutsed, maghribi palvekutsed, on soovituslik süüa natukene hästi, lihtsalt mõned tatlid, natukene vett näiteks ja siis minna palvetama. Et kui me hakkame nüüd, võtame suure prae või mis iganes endale ette enne maghribi palvet, siis võib juhtuda see, et me kas hilineme palvusele või siis magame üldse selle õige palveaja maha, sest tegelikult maghribi palveaeg, mis on ka hästi tähtis tegelikult teada, on see, kui see punane kuma horisondilt kaob. Et kui sul on näiteks äppi järgi, ütleme selle Islamic Finder või mis iganes äppi sa kasutad, maghribi aeg näiteks 1,5 tundi, Aisha aeg 1,5 tundi pärast maghribit, see ei tähenda seda, et maghribi aeg lõpebki 1,5 tundi pärast siis selle algust. Et tihtipeale on see palju lühem, et kui eriti just talvisel ajal või sellisel pimedal ajal, kus see valgus kaob hästi kiiresti ära pärast maghribit, see ehakuma, nii-öelda see punane ehakuma. Ja sellepärast tulebki olla ettevaatlik, et me ei hakkaks siis tohutult palju sööma kohe pärast adhani, aga sööme natukene, palvetame maghribi ära ja siis saame veel ju süüa. Ja hästi tähtis on see, et see söömine, joomine meil ei oleks niimoodi öösiti, mis meid tõmbaks siis eemale sellest, mis on üldse Ramadani mõte, et saada lähemale Allahile, leida aega Koraani jaoks, võib-olla ka palvete jaoks.
et kui me endal sööme kõhu pilgeni täis, siis me ju kõik teame selle tunne, et me ei jaksa mitte midagi teha, me ei jaksa Koraani lugeda, me ei jaksa palvetada. See teeb meid uniseks, et seda tuleks kindlasti vältida. Ja eriti raske see võib olla ju õdedele, kui iga õhtu peab nüüd valmistama siis igasugused suured õhtusöögid, et erinevad road kõik valmis tegema. Et siin ka peaks kõigepealt siis moslemid ise aru saama seda, et see ei ole vajalik. Siis vahepeal nad teevad seda täiesti niimoodi, et nad arvavadki, et see on, iga õhtu peabki olema mingi suur söömine. Tehaksegi erinevaid roogasid ja see võtab nii palju aega, väsitab. Ja siis pärast tulemus on see, et ei jaksata teha seda, mis on Ramadani mõte, et siis palvetada või teha duaad või Koraani lugeda või midagi kasulikku kuulata, vaadata islami teemal. Ja samuti teine tähtis asi on ka see, et ka abikaasa, siis mees ei paneks naisele seda pinget siis või seda ei eeldaks naiselt siis seda, et ta iga õhtu nüüd teeb mingi tohutud road valmis. Vaid peab just arvestama ja aru saama, et naine samamoodi tahab, et tal oleks energiat ja aega ka Allahile lähemale saamise jaoks ja nende tegude tegemiseks, mis on sellega seotud. Ja samuti, mis on natukene seotud selle iftaariga, on see, et me ei peaks siis seda ka kuidagi mitte natukene seotud, väga palju seotud, et on sunna, et me ei lükkaks seda edasi. Et me ütleme, tunneme, et meil on nii hea olla. Ma ei söö, ma ei joo praegu midagi, et ma palvetan maghribi ära, ma palvetan aisha, mul on ikka veel hea olla, küll ma suhuuri näiteks söön pärast. Et see ka ei ole õige. Et sunna, mustahab on ikkagi kohe võimalikult kiiresti, kui me teame, et päike on loojunud, kohe midagi süüa juua, et mitte seda edasi lükata. Et see on ka hadiithides väga selgelt välja toodud, et seda peaks ka siis iftaari puhul silmas pidama. Aga iftaarist mõned tähtsamad punktid said siis mainitud. Soovin kõigile mõnusat, ilusat ja heade tegude rohket Ramadani jätku. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.